kes see ikkagi muu on kui üks ütleme olend, kes asub keset meie linna ja kes on lihtsalt väsinud iga-aastasest ühe koha peal passimisest ja inimeste rõõmustamisest ning võttis kätte ja ma ei tea, kas siis hakkas protestima või väsis või on ta lihtsalt väsinud või midagi sellist. Nimelt on meie nädala tegijaks kuusk. Kuusk, mis on siis iga aasta pannakse Raekoja platsi ta ülesse, muidu kasvab ta metsas ja see aasta võttis ta kätte ja viskas ennast pikali või kukkus või ei tea. Igatahes me oleme helistanud Raekoja platsi Kuusele. Tere, härra Kuusk! Tere! Võite mind lihtsalt kutsuda Kuuse Lempsiks. Ja kuna mu nimi on Lembitu Kuusk, tegelikult Kuuse Lemps. Ma arvasin millegipärast, et teie nimi on Aivar. Ei, Aivar on mu vend. Ja. Aivar on mu vend, mina olen Lembitu Kuusk, Kuuse Lemps. Rääkige, Lemps siis, et mis siis nagu toimub, et iga aasta olete korralikult seal seisnud, kandnud nii-öelda seda vilju kandnud, ehk oravad on teie kindlasti saanud näksida igasuguseid elektriküünlaid ja asju, aga see aasta otsustasite, et 2 korda siis viskate pikali või kukkusite või milles küsimus? No, eks tegelikult oli seal 2 lugu selle asja taga. Esimene asi oli see, et muidugi mind pandi üles ju reedesel päeval. Reedesel päeval, no olen ise poissmees. Mida poissmehed reedel teevad? Küsin. Vaatavad kodus üksinda, oleneb poissmeest, vaatavad ilmselt söövad pitsat ja vaatavad porri. Meeleheitel koduperenais. Ei, tinti. Panime me siis linna peal kergelt pidu ja mõtlesin, et jõuan tagasi astuda sellesse väiksesse auku, mis mulle sinna kraabitud oli, aga tunnistama, et astusin mööda ja ei trehvanud, nagu öeldakse. Kellega tänapäeval puud tinti panevad? Kuused? No, soomlastega. Ei ole teiste puudega, Tamme ja Kasega või? Ei, no mis sa, need pole lehtigi. Paljaste puudega paned tinti, sellest võib kinni minna. Et puumaailmas on siis nii, et okaspuud hoiavad nagu kokku? No muidugi. Okaspuud kokku, lehtpuud hoiavad lahku. See on vana puumaailma tõde. Aga siis teist korda juhtus mul ka õnnetus, ütleme nii. Ja siis tahtsin tegelikult proovida sellist moodsat, väga uudset teemat puude seas. Meile puudele jõuavad kõik asjad ju hilinemisega ja tegin lihtsalt natuke plankingut. Ja, olete kursis sellega, mis see on? See pidi väga lahe asi olema, muidu. See käib niimoodi, ma räägin. Kui sa seisad tavaliselt püsti, siis sa paned ennast pikali ja siis inimesed teevad pilti sinust. Ja siis sa paned need pildid üles, nagu okste külge. Ja siis on lõbus. Ühesõnaga, esimene oli väikene, ütleme siis väikene svipsis oleku keis ja teine oli lihtsalt puhas planking. Tegin plankingut. Väga lihtsad seletused ja täiesti veenvad, et küsiks üldse, et kuidas tänapäeval, või tähendab, te olete iga aasta ju seal käite Raekoja platsil. Käin. Mis te muul ajal teete? No, mis ma muul ajal teen? Töötan metsavahina. Töötan metsavahina ja käin seenelisi hirmutamas. Ja mitte ainult, vaid ka piilun salaja ikkagi oman sellist kerget, nagu öeldakse, kallet. Olen pisut siis tuule suunas kaldu. See on rebel. Ja vaata, aga tulingi praegu momendil, nagu öeldakse, metsast välja, olen kaldega. Viltu. Tahaks seda küsida, et kui te iga aasta seal käite, et vabandust, kuidas see... Tuletan siis meelde, et Lemps on mu nimi. Kuuse Lemps. Rääkige sellest protsessist, et kas see, et te iga aasta tulete metsast välja Raekoja platsile, on see teil mingi töö või veetakse teid nii-öelda väevõimuga, aetakse taga, püütakse kinni ja käsitakse, on see vabatahtlik või on see töö või mis see on?
No eks ta mõnes mõttes on nagu karistus. Mõnes mõttes on karistus, veetakse mind siis tegelikult kõige mõnusamal ajal, kui saaks rahulikult, vaata need lehtpuud, eks ju, keda me ei salli okaspuudega. Need on lehe maha lasknud ja häbenevad ja ei sahista enam, saab rahulikult metsas olla omi mõtteid, mõlgutada. Veits kaldus olla. Olla siis seentega sümbioosis, teha seda mükorisa värki, nagu öeldakse meil metsas, ja niht veetakse ära linna kivide vahele, purjus poissmehed tulevad, ronivad mööda oksi, tuled pannakse külge, ripud seal nagu mingi jõulupuu. Ja. No tegelikult ei ole väga mõnus ja nüüd see aasta võeti mul ju jupp küljest, 2 juppi küljest. No ta lühem nüüd, jah. Olen nüüd 8 meetrit lühem. Peate kontsid hakkama kandma? No veel, kas üks, ütleme, meeste rahvas, lühike mees, mis võib olla veel häbiväärsemat? No ega mul on väga raske on metsa tagasi minna, ma olen tegelikult mõelnud seda isegi. Mõlgutanud isegi selliseid mõtteid, et lasen võib-olla ennast nüüd planguks teha. Nii hullult kohe, jah? Jah, on seda ka plankingut parem teha, kui oled plank. Ma olen... Sellised sõnade mäng, vaata. Plank ja planking. Ja on. Ja ma olen aru saanud, et te olete nagu siiamaani oma pikkusega olnud sükene metsa, sükene alfa isaskuusk. Olen küll, aga nüüd on karta, et isegi sellised väiksed, väiksed võrsed hakkavad nokkima teiega. No väiksed tarnad ja miks mitte ka tedremaranid hakkavad mind lihtsalt üle laskma metsas. Häbiväärne tegelikult. Aga ma olen kuulnud, et asi võib veel hullemini minna. Nimelt? Näiteks väga paljudele puudele, kes käivad siis teistes linnades, pannakse oksi juurde. Kuhu see kõlb, see on nagu sama hea, nagu Elton John laseks endale juukseid pähe istutada juurde. Tõesti, see on... Keegi ei teeks, see on solvav. See on solvav. Kui mingi puuõiguse volinik oleks, võiks kaevata kohe. No on, muidugi on kindlasti on puuvõrdsuse volinik. Mul on kahjuks see jama, et ma ei saa praegu hästi kirjutada, et mul on need küünlad külge pannud, lähevad kohe katki ja põlema, et äkki saate kuidagi nii omamoodi aidata. Aitan kindlasti. Nii et oleme teada saanud siis põhjused, milles kogu süsteem on ja mis me oskame ka öelda, et ilusaid jõule teile, härra Lemps. Aitäh ja samas kutsun siin kohal kõiki üles, täna õhtul vaatama teen 3. raksu ka. Nii? Ja nüüd siis proovin niimoodi, et teen sellise kombineeritud variandi, et kergelt panen käbid likku ja siis tõmban raksti maali maha. Selge, aga soovin siis ka kõigile teistele puudele käbid likku ja kõike paremat. Aitäh!